Mallukas on inimene, kes... Kogu see valu, mida ma nüüd tunnen, on seda kõike väärt. Ära vaata mind sükse. Sa oled raudselt ise ka teinud. Tšau. Oi, sul on püksid pissiga koos või? Ei. Aprill. Ma ei tea ju. Kus mina tean, mis tema mõtleb oma peas? See ei ole ju normaalne. See on sama hea, kui ma hakkan pakkuma teenust majavärvijana ja siis imbun iga päev mingi pooleks tunniks kohale. Nii kui vihkan tegelikult majavärvimist. Nii mõttetu üldse ei taha. Kui mul jalg haige, ma lähen koju. Ja siis tilulilutan seal mingi pool aastat selle majavärv. Ma olen kindel, et me oleme aasta aega siin sees elanud, kui see elektrik ikka veel käib. Kuradi siia-sinna pistikuid panemas. Reaalselt, tema saab meie fucking pereliige. Ta istub meie jõululauas ka. Siis ta on juba nii harjunud. Kohe võtan kapist juua. Piima võtan. Appi. Üleval need vooditükid tuleb ka ära viia enne, kui ära lähme. Aga mul helistati politseist ja öeldi, et siin oli õigus. See on tsiviilcase ja ta teadis väga hästi, mida ta teeb. Aga nemad lõpetasid selle case'i, siis Decora maksis mulle raha tagasi. Aga ta ütles, et Decora nende enda poolt öeldi, et nemad ikkagi ei jäta neid üksi silmale. Et noh, ma ei tea. Ausalt öeldes minu poolt on see asi lõpetatud. Minu poolt võib Siimned endale sügaval persse istuda. I don't give a shit. Ma ei tahagi üksi. Ma ei tahagi. Nüüd me saame natukesest rääkida. Lähme teist korda teraapiasse. Teist korda läheme teraapiasse. Praegu juba mõtlesime, et paneme Üllarisse. Nägime taaskasutuskeskust. Ja mõtleme, et tead, tegelikult on kõik väga hästi küll. Aga jaa, me lähme ja vaatame, mis 6-7 korda käime nüüd kokku seal ja kui hästi läheb. Ta ütles, et hakkab täna seda tabelit tegema. Oo jaa, see on huvitav iseenesest. Väga huvitav. Saame rohkem teada enda ja teiste kohta, teineteise kohta. Oot. Nüüd on nunnud ja kahjuks see läheb meie koduvaibiga kokku, aga tulge 50 senti tükk. Jaa, appi kui ilus. No osta või ise. Kas ma peaksin seda tegema? Pean või? Ma tahan neid. Nii. On nii ilusad. On. Nüüd hakkame viina jooma. Ja on see konjakipits ka äkki. Kusjuures see on veel nõuka sürring üles. Iga päev veetakse asju vähehaaval. Vaikselt. Mart, Lende sinu telefon. Kõigepealt lähme vaatame Lende voodi. Lende voodi. Ma pean siia koti ümber panema. Vaata, edas on vaatad ja isegi EMS-i autod, kui EMS pargib. Jah. Ja nüüd, võtame Marile ka siit voodipesu. Kas sa tahad roosat tekki või helesinist tekki? Helesinist. Jaa. Nii, ma teen sul voodi ära ka. Siis saad see pikali visata. Ja ma teen hoidma. Oota, see on ka see loonase voodi või? Jaa, ma tegin voodi ära, siis nagu ilus. Väga mõnus, väga vinge. Mul meeldivad need, kui see on tehtud suur, fluffy, pehme, vaata. On tõesti pehme. No nii. Ma ei saagi täpselt aru, mis siin on. Siin on külmik, jahekapp, külmkapp, jahekapp. Ma ei tea, ühesõnaga see saab niimoodi olema, et üks pool on ainult külmkapp ja teine pool on ainult sügavkülm. Oi, kus ma hakkan hordima sügavkülma asju. Nagu, ma ei tea, mis päeval täpselt need paigaldatakse. Esimese asjana sõidame sinna promosse või mis oli? Või siis kaupmehe lattu. Või kaupmehe lattu. Hulgi lattu igast tähes. Korralik ladu nüüd asju. Vaata, mulle meeldib, et siin pool on ladu ja siin pool sätin mina oma nipsasjakesi. Alavit. Aga lähme siis. Lähme. Reaalselt ma tahan rahus minna esikupinki ostma
ja kõik on mingi, oh my god, kas sa Brigitte story'sid vaatasid, Obviously vaatasin. Saate aru, see tool on 99 euri, 50% alla hinnatud. Kas meile mahuks autos? Ei mahu vist. Ei. Ravit. Oih. Ma olen seda vist siin mingi 3 korda vaadanud ja ma ei tea, mis... Aga meil ei mahtunud vist eelmine kord kuskile, ma ei tea, igatahes it's mine now. Tule vaata. Ei, see on liiga kuldne. Meil oleks vaja mingit kivist potti või siuke. Ma ei tea, kas see on sett või? Et siia sisse mahuks filmi see puu ju. Jah, esikusse sobiks päris hästi. Ma võtan selle. Lordy lord, it's my favorite candy. Võtan 2 tükki, võtan ikka sulle kohe. Kapsapirukud maksad 10,99 tänapäeval või? Ei, 66 senti. Pirukasi maksad 10 eurot, kus sa elad? Ja need nupud on nii koledad, nii et lasen Märtenil panna siuksed ja siis on ilusam. Võtame kohe. See on nüüd before vaade. No, enjoy before. Palju parem, palju ilusam. I love it. Ühesõnaga, probleem mu vannitoas väikses vetsus oli tegelikult siuke. Torud said natuke valesti pandud, mis tähendab seda, et see kapp pidi olema täpselt siin, kus ta on. See tekitas probleemi, sest et 2 valgusti kohta juhtuda nii vale. Ehk siis, kui ma panen peegli täpselt valgustite keskele, siis ta ei ole sünkis kraanikausiga. Nüüd minu idee panna siia niimoodi randomit peeglid, et jääks nagu mulje, et see on taotluslik. Mul oli 2 peeglit, mõlemat Eclectic poest ja ma mõtlesin, mul on siia väiksemat vaja. Ja ma küsisin Instas ja keegi ütles mulle, et tal on peegel ja samast poest ostetud ja palun öelge mulle, et see ei sobi siia nagu rusikas silmavõkku. Minu meelest ideaalne ja keegi ei saa mulle ütlema tulla, et see ei peagi niimoodi olema, sest see peab niimoodi olema. Nii et nüüd mul on vaja Märtenit oodata, ma ei ole ise lubatud kuurida midagi seina, sest ma ei oska. Aga ma olen nii happy, nii et aitäh sellele, kes viitsis mulle saata, sa lahendasid mu probleemi. Aitäh! Ma esitlen sellised Saara jalanõud. Ma zoomin. Mõnusad slip-innid, hea jalga tõmmata. Nii, aga ma võtsingi, need on 38. Need on 37 ja mulle tundub, et need istuvad mulle ilmselt paremini. Need mulle väga ei meeldi, to be honest. Need pigistavad mind. Nii et need lähevad mu äraandmisega kasti. Siis ma leidsin sellise roosa armsa kandikukese. Või noh, mis on snäkivaagnakke või kommivaagnakke. Ja see maksis ainult 2 eurot. Nii et oleks olnud pattuda poodi, et okei, ma ei saa seda kleepsu praegu ära. Nii, siuke asi. Siis siuke puutoika vaas koos 2 beebiga. Ehk siis, kui lapsed korjavad väljast neid väikseid lilli, mis on mul alati tood ja mul ei ole kuskile panna, siis nüüd mul on. Ja mõtle, see on komplekt ja palun olge nüüd šokeeritud, palju see maksis. Mis sa arva, palju see maksis? See maksis 50 senti. 50 senti. Need olid 20 senti. See on naeruväärne, see on rööv. Ma oleksin nõus seal näiteks Tali disain e-pood. Ma oleks nõus 90 eurot maksma siukse komplekti eest. Nagu, ma oleks nagu, it's pricey, aga I'll do it. Ma olen šokeeritud. Käsin klaasist siukeste anumate lõksu. Ma ei tea, mis ma siin hoidma hakkan minu ettekujutuses kommikesi. Aga äkki isegi küünlaid ei saa sinna panna või? Saab, aga ma tahan siin, näiteks kujuta ette, kutsun sõbrad külla ja siis panen siia sisse näiteks, teen oasalatit, asetan sellega lauale. Perfect, jah. Just perfect. Ja siis lendele ostsin rahakoti, sest
tal ei olnud ja ta soovib väga rahakotti ja see oli ainuke, mis ma arvan, et võiks sobida, kuhu mahub paberraha ja sendid. Esiteks, siuke kotike, mille ma oleks napilt varastanud, sest et ma hoidsin seda niimoodi üle õla, kui ma ta leidsin ja hakkasin piiksuma, kui välja läksin. Töötajaga mõlemad arvasime, et asi on selles mantlis Desigual, kas sa teadsid Desigual? 18 euri. Bam, bam. Thank you, man. Ja siis rula, oota. Excellent. Kui te arvate, et see oli kõik, siis ma olen hakkan teile esitlema. Nii. Kõigepealt sellised SSSR viinapitsid. No, ma ei saa neid sinna jätta, vaadake seda ilu ja jällegist tarbeklaasi omad on. Ja need maksid 1,80 rubla, aga praegu müüakse 2 euroga, nii et euro hind ei tõsta nagu näha. Väga. Mind nii häirib, et ma ei saa seda kleepida maha noppida, ma ei viitsi praegu, vaadake siit poolt. Selline komplekt. Ma tean, et see ei ole nagu 100% mu kodu vibe, aga it could be ja ma ei saanud seda maha jätta. Ja ma arvan, et need sobivad kuskile ideaalselt. Siis, kui mul on siin kaussi soasalat, siis siia saan ma teha mingi muu salati. Ja siis, siuke väike klaasist. Ma alguses mõtlesin, et see võiks olla suhkrudoos, aga arvestades mitu teelusikatud suhkrut ma teedes siis on, siis sellest pikka pidu ei oleks. Ma ei tea. Oi. Hakkan, aga ma arvan kindlasti midagi väga fancy. Ma meeldib teha messi. Üks pitt. Te olete nüüd šokeeritud, sest et sellised nunnukesed, ma ei tea, mis siia sisse käib. Ma arvan äkki küünal, aga sa võid siia panna ükskõik mida. Siuksed Shishi firma munakesed. Need on Shishi omad või? Ja need maksid 50 senti tükk ja ma sain neid 4 tükki. Sest ma mõtlesin, et nendega oleks nii cute nagu munad. Ma ei ole suurem asi nagu tegelikult mingi tähtpäevade puhul kaunistaja, kui täitsa aus olla, aga minu meelest see on väga cute. Panin juba käima või? Sul peab mikritki ju? Jah. Nüüd. Jah. Ei, ma arvan, see on väga hea. Aga see on jah siuke stiil, sest õlad on nii hästi paigas. Okei, no siis see on A-lõikega, nagu rasedatel naistel. Aga ilus. On. Mina mõtlesin, et saame siin korralikku vlogi teha teemal, et me ostsime täna esikusse pingi ja taimeluue korvi. Aga ei, mis kirjudes mulle saadete päev läbi postkasti? Kas sa Brigitte storysid vaatasid? Reaalselt inimesed on nagu nii valmis seda tegema, et nad saadavad mulle screen record'e, üks oli 10 minutit. Tegelikult ei ole. Et ma ainult reaktiksin. Ja ma mõtlesin, et ma siis reaktin. Me kuulame neid praegu ja me reaktime siis nende peale ja vaatame, mis mul kosta on. Mida ma tahan öelda, et ma saan aru, kes ei tea üldse, millest ma räägin, siis Mina. Ühesõnaga, see linnunägu pani üles story. Lindmees, jah. Ta pani üles story, oota, me võime selle siia ekraani peale panna, tal on ju täitsa avalik Instagram ja avalik story oli see. Nii, ja see story on 3 sõna on näha kirjast. Muuseas, by the way, amazing handwriting on Brigittel. Ma olen šokeeritud, sest et minu käekiri on nagu mingi mental retardation. See oli nagu käsitsi kirjutatud. Ja see on käsitsi kirjutatud kiri ja all on kirjutatud. Aitäh sinule, kallis, broken heart. Keegi pole nii südamlikku kirja minule kunagi kirjutanud, mille ma täna juhuslikult oma portfellist avastasin. Austage ning pidage temast lugu. Selle inimese süda on päriselt hea, hoidke teda ning ärge tehke temale kunagi haiget. Tundub hästi positiivne, või nagu selles suhtes, oh my god, so beautiful. Ja Brigitte, ma teen väikse recapi, ma ei tea, miks ma handicap tahtsin öelda. Brigitte läks väga närvi selle peale ja siis inimesed kirjutavad mulle, et oh my god, kas sa oled kogu seda kirja näinud?
sest et Brigitte reaktsioonist võiks eeldada, et ta on siis kogu seda kirja avaldanud, aga tegelikult seal oli ainult 3 sõna. Nii et mina eeldan, ja see on ainult minu eeldus, miks Brigitte sellest 3 sõna avaldamisest nii närvis on. Ma arvan, et see mees mõtles seda äkki irooniliselt siis. Noh, ma ei tea, see tundub nagu nice, aga muidu sa ei reageeriks ju nii, kui keegi südamest tõesti midagi ilusat nagu ütleb, sa ei reageeriks ju niimoodi. Ja nüüd ma näitan teile siis, või kuulame, et see on kuuldemäng praegu. Sina ka Märten, kuula nüüd kõrv. Ja kusjuures ma tulin nüüd tuppa ja mulle vaatasin, mul oli TikToki saadetud ka neid samu videosid story'dest. Oled sa valmis? Kõigepealt siis Brigitte paneb story, et Severinas Jauskas-Kopaskas on inimene, kes pildistas üles minu ilusa ja siira privaatse hüvastijätu kirja ja postitas selle avalikult oma story'sse. Need I say more või on kõik kõigile piisavalt selge. Ma kommenteerin vaid seda, mis on tema poolselt välja öeldud. Ma ei lange nii madalale, et pidada sõna seda ja meie privaatseid asju ise kommenteerida. No mina selles suhtes vaidlen vastu, et üles pildistatud ei ole siin ju kirja peale selle 3 sõna. Ja mu teine küsimus on, vabandage, kui ma eksin, võite kaasa arutada. Kas, ma räägin nüüd naistega siin koha peal, kas me kõik ei ole, mida ma tahtsin rääkida? Et minu meelest vähemalt kõik naised, võib-olla mõned mehed ka, mis ma siin seksistlik olen, on kõik kirjutanud mingid armastuskirju. Tead siuke, oh my god, aitäh, et see minuga juhtusid. Kogu see valu, mida ma nüüd tunnen, on seda kõike väärt. Ära vaata mind siukse, sa oled raudselt ise ka teinud sama. Ei, ma kuulen, sa oled nii dramaatiline. Kes ei oleks kirju kirjutanud, muidugi oleme kõik. Et me kõik oleme seda teinud ja ma ei ole seda kirja näinud, aga ma kujutan ette, mis seal nagu olla võib. Ma kujutan ette ja noh, ma ei näe siin midagi nagu nii, et oh my god, muidugi ma ei kujuta ette, võib-olla seal kirjas on mingi, mäletad, kuidas sa mind fistisid kuradi Kalju serval, endiselt see on ilukirjanduslik liialdus, et siis ma saan aru, et see kiri sisaldab nagu väga privaatset detaili. Et see on täpselt sama valus, mis ma praegu teen. Et nagu siis, aga see lihtsalt, et issand, armas, kaunis, südamevalu, noh, ma ei tea, aga okei, võib-olla tõesti Brigitte on selles suhtes minuga väga sarnane, et ta vist tahab nagu sellist kõva mutikuvandit jätta, et mina ka tegelikult ei sooviks, et minu uina-muina kuskil netis oleks. Aga jõuame selleni, et tegelikult ju ei ole. Aga nüüd kuulame lõpuks esimest storyt. Teie näete ka seda asja nii. Mina ei kommenteeri ega süüdista seda inimest. Ma ei räägi mitte ühestki meie asjast, mis toimus, mis ei toimunud, sest see on eraelu ja ma austan seda. What happened between us stays between us. Ja mul on kahju. Muidu, minge mängige lastetoas. Me kuulame väga imelikku juttu, on ju? Et tema pool nii ei ole. Teisest küljest, aitäh, et you're out of my life. Pane üles kõik screenid, kõik videod, kõik pane, tee maksimum. Sest et this time mul ei ole mitte midagi varjata. I was in it with my heart, siiralt. Ja ma jään alati olema. Ma lihtsalt teen, ma ei tea, konfidentsiaalsuslepingu kõikidele kohe. Esiteks, kas ta just loetud päevad tagasi ilmunud need artiklid, et minu ja selle venna vahel ei ole midagi, ta on seda eitanud kogu aeg, ehk siis valetanud konstantselt ja nüüd ta oli in it with love. Aga okei. Teine asi, nüüd ta on mingi, et ma hakkan edaspidi ainult konfidentsiaalsuslepinguid tegema. Mitu juristi on kommenteerinud mu blogis ja Instas ka, et see ei ole võimalik, et konfidentsiaalsuslepinguid saab ainult siis teha, kui teil on omavahel mingid ärisaladused. Ärisuhted, sorry. Et ma võin siin praegu puusse panna, lihtsalt mulle on niimoodi öeldud, et päris nii ei ole, et ma saan teha sinuga päriselt konfidentsiaalsuslepingut, sa ei tohi kunagi mu saladusi rääkida ja siis, kui sa kuskil räägid, siis mul ei ole tegelikult juriidiliselt mingit õigust midagi küsida, nii et sa võid nagu ajaviiteks või tead kuradi näpp perses vilistada või konfidentsiaalsuslepinguid teha, need ei päde ju kuskil. See on üldse huvitav, et ma ei tea, kui keegi mõtte sul tuleb mingi uus tuttav su ellu, ütleb, kuule, by the way, siin on üks paber, ma tahan, et sa selle ära allkirjastad. Ma juba mõtleks, et kas tõesti ta hakkab mind fistima või mida ta hakkab muga tegema. Ma mõtleks küll, et sa oled järelikult mäda inimene. Mida sa teed nii halba, et sa tead,
et see ei kannata nagu päevavalgust, sest et minu meelest üldiselt inimestel on niisugune moraalikoodeks, et muidugi me kõik vahepeal ütleme nõmedaid asju, teeme nõmedaid asju, aga elu point ongi see, et sa pead alati nende tagajärgedega ka tegelema. Et kui ma olen midagi halvasti teinud, siis tead, ja see tuleb välja, siis see ongi elu, vaata, et see kaasneb minu tegudega. Mitte et ma sunnin kõik vait ja siis ma olen võitja, sest et ma sain kõik nagu ähvarduse teel või manipulatsiooni teel vait. Et tegelikult see ei ole nagu... Kui sa tahad luua endast seda kuvandit, et sa oled nagu üdini positiivne või kõik on hästi, siis järelikult sa oled ikka väga mäda inimene tegelikult. Ja kui sa tuled mingite NDA-dega... Sa võid selle kuvandi ju luua sellega, et sa oled lihtsalt hea inimene. Ja siis inimesed hakkad rääkima, et ma ta on nii hea inimene. Mitte, et sul on kõigiga sunniviisiliselt. Mitte see, et küsitakse, kuule, mis sa sellest priksust arvad? Ma ei saa rääkida. Aga okei, kuulame edasi. Kirjutad kellelegi reaalselt nagu ilusa kirja. Ma loen selle ette, et I will always love you ja ma tänan sind selle ilusa aja eest. No täpselt, mis ma arvasin. Ilusa kogemuse eest, kui sa näed, et see pannakse avalikult üles. Mul on praegu kurb meel, et ta nutma hakkab, aga keegi ei ole seda üles pannud ja. Ja minu eest, mulle meeldib see, et ma tänasin selle ilusa kogemuse eest ja mis te siis tegite? Varastasite alkoholi koos? Ei, meest ei olnud. Ta üksinda varastas või? Jaa, ta üksinda, oota, me vist ei tohi öelda, et varastas, sest et äkki teda ei ole. Mina ütlesin seda, mitte sina. Mina pole midagi öelnud. Mina lihtsalt tean, et 2 töötajat, kes tol päeval seal majas olid, kirjutasid mulle, et nad literaali olid seal kõrval ja vaatasid, nägid, kuidas see toimus. Nii et... Mul on see staatus, ma võin öelda ükskõik mida. Ja muuseas tegelikult, vaata, kuna sellest ilmus artikkel ka, siis ma ei mäleta, kes see selle avaldas. Aga nad ütlesid ka, et nad ei oleks saanud enne seda avalikustada, kui nad poleks teinud tugevat fact control'i. Nii et fakt on see, et ta tõesti varastas. Aga oota, me oleme muu teemal. Ta hakkas nutma nüüd. Literally. Keda ma peaks üldse Eestis veel usaldama? Kui mitte inimest, kes on kriminaalses korras uuritav naisepeksu eest. Tõesti, keda veel võiks... On ta naisepeksu eest? Äkki ta on sellest, et ta jäi narkojoobes vahele? Ma ei tea, tema eksnaine saatis mulle pildid, kuidas tal on nägu verine, ta kirjeldas, kuidas see tüüp toppis talle näpud kurku ja küünistas teda, ta oli katki ja paistes. Siis see hüüdnimi Lindmees on tegelikult ka jumala õiges, vaatasid nagu need küünistega. Ma mõtlesin lihtsalt see robustne välimus, aga okei, kuulame edasi. Ta võib-olla puges südamesse. See on ehe näide, Brigitte on ehe näide tegelikult, et välimus ei loe. Sa võid olla nagu kivi alt välja ujunud konn, aga näed, keegi ikka armastab. Ei, muidugi, välimus ei olegi tähtis. Aga kuulame edasi. Oota, pane pausi palun. Mul meeldib see ka, nagu Priksu ütles ükskord, et Eesti on ilmselgelt väikeseks jäänud, sest pool content on juba inglise keeles, et seda välismaa rahvas ka ligi tõmmata. Mina räägin ka tegelikult palju estonglishit, aga minu meelest on jäigi see, et inimene on, miks see minuga alati juhtub, miks kõik mulle nii teevad. Ma tunnen ennast natuke nagu katkine plaat ja ma arvan, et ma olen seda enne ka öelnud, aga vaata, karma käibki niimoodi, et nagu, või tähendab mitte karma, elu üldiselt, et nii, kuidas sina maailmaga käitud, siis see tuleb tagasi. No, ja sa võid nutta ja alada, aga kui sa ei muutu päriselt, vaid sa kogu aeg käid ringi, kuredi, ma olen maailma naba, ma teen, mida tahan ja ei võta vastutust mitte kunagi ühegi teo eest, vaid näiteks see pudelivarguse värk. Ma olen kuulnud, et ta siiamaani nagu vist storydes, ma ei tea, kes päris storydes või subscriberitel, et on kohe mingi varastasin, et keerab selle nagu naljaks. Samas see on fakt ju. See on nagu... Pluss, ma ütlen ausalt, nagu, kui sa natukenegi oled emotsionaalselt intelligentsem ja suudad, nagu sa ütlesid, vastutust võtta, siis sellist asja ei eksisteeri. Miks minuga midagi juhtub? Miks teised mulle nii teevad? Ei, sina ise vastutad iga oma fucking teo eest, iga olukorra eest, kus sa oled. Ja väga lihtne näide, ma võiksin öelda praegu ka, see oli sinu otsus selle inimesega üldse hakata koos olema. Või tema romantikale nii-öelda. Tegelikult see on väga basic ja sa pead ise endale otsa vaatama, mitte nii, et kogu maailm on sinu vastu. Ma mäletan, kui mul see klikk käis ja ma sain sellest aru, et elus ei ole nii, et miks muga mingit sitta juhtub. Ei, kõik asjad on mind alati viinud sinna ise minu enda otsuste tagajärjel, nagu päriselt.
kõik juhtub sellepärast, et ma olen ise mingid otsused vastu. Absoluutselt, ma lihtsalt arvan, et eks tal on ka praegu see olukord, et muidugi nõme on, kui süda tehakse katki ja vastik. Muidugi väga nõme, jah. Väga vastik. Ma saan aru, et see tekitab nagu kurbust, aga kõige haigem on lihtsalt see, et ma olen nagu kuidagi nii veendunud, et see on fake. Et kui ükskõik kes nutaks, reaalselt mul hakkab alati kahju, ma hakkan mõtlema, et no ta on ka inimene. Aga see on nagu see pressitud nutt. No ma ei tea, vaatame seda seal. Onge üles, mul ei ole mitte midagi reaalselt karta. Vaata, siin ongi see manipuleerimine, et tal on nii suur hirm, et see kiri üleni läheb üles, et ta jah, pane, mul ongi suva, pane, vaata nagu lapsed ütlevad. I just want out. Okei, see on kurb. Ja see on nii haige näha, kus nii paljud inimesed naudivad mu kannatusi. Kus ta näeb neid inimesi, kes naudivad ta kannatusi? Et mulle tundub, et Brigitte ei suuda oma elu elada ilma, et ta mõtleks kogu aeg kellelegi teisele. Et nagu mina mõtleks, kui minu süda on murtud, siis ma mõtleks, oh my god, my heart is broken, mul oleks vapsi pohhui, mida teised tol hetkel mõtlevad. Inimene ei suuda sekunditki mõelda ilma, et ta oleks mingi, nagu siuke maailmanaba. Naudivad mu kannatusi, nagu rahule maha. Selles suhtes, et sa oled avaliku elu tegelane. Inimesed on huvitatud teiste eraelust nii ehk naa. Selles suhtes, et loomulikult eriti veel, kui kellelgi midagi persse läheb ja ta väga avalikult sellest räägib, et kas ta loeb selle, et oh my god, inimesed naudivad mu kannatusi, loeb sellest välja, et vaatab palju ta storysid vaadatakse, sest ise sa need ju avalikult vaatamiseks riputad. See on nagu, seisad palja persega, kes Raekoja platsi ja ütleb, issand, koige, kõik vaatavad mu paljast perset. Kuidas? Mis inimesed mu ümber on? Perverdid? Oota, mis ta nüüd? Et ta tõmbab 3. hariduse fit-modelli lavale, aga you don't get to win. Kellega ta võistleb? Selles suhtes, et ta võib teha endal 3., 4., 5. hariduse, see üks väga tubli, ta võib minna fit-modell lavale, aga ometi aeg-ajalt siin ta jälle on Instagramis nutmas, kuidas kogu maailm on ta vastu, kõik teevad talle liiga ja tema on lilleke pasameres. Selle jaoks ei aita sind ei ükski haridus, ei ükski fit-model asi, kuigi need on väga toredad ajaviited ja harivad kindlasti ja mis iganes on ja. Kellega sa võistled muidu? Nagu reaalselt get your shit together. Ole normaalne inimene 3 sekundit ja usu mind, sul hakkab paremini minema. Sa ei pea selle jaoks mingi näljutama ennast ja pruuniks võõpama ja kuskil lava peal patseerima. See ei aita sind kindlasti. Ja usu mind, mitte keegi ei võistle sinuga, keegi isegi ei ürita. Kedagi no one cares. See on kõige hullem avastus, mida inimene tegelikult saab elus teha. No one fucking cares. Ja ma ei ütle, et see käib ainult Brigitte kohta. See käib kõigi kohta. No one fucking cares. Okei, nii, ta tahab võita. You don't get to win. You don't get to win, okei. Davai, pane täiega, pane maksimum. Kord ma olin reaalselt targem. Ma võtsin aega 7-8 kuud. Ja ma tegin seda kõike privaatselt. Kas see suhe oli tema meelest privaatne või sest ma sain sellest teada mingi 3 sekundit peale seda, kus algas, aga okei. Ja ükskõik, mida mulle praegu tehakse, nii nagu Küani põrgu ajal, ma ammutasin vastu, sa tegid seda. Oi, kui palju ma oleks öelda. Aga ma ei tee seda, sest ma olen õppinud enda vigadest. Täpselt samamoodi nagu vallalise kaunitari finaalis. Ma ei ütle seekord mitte midagi vastu. Inimesed vahele. Pane korra pausi. Vallalise kaunitari finaal oli see, kus nad istusid Hendrikuga seal rahva ees või? Ei, see oli peale finaali. Sest ma just mõtlen ka näiteks samamoodi see, mina olen näinud ainult katkendit sellest, kus see BSA nagu bashis seal täielikult seda Hendrik Terrast ja Hendrik oli lihtsalt vait, ei ütelnud ühtegi asja. Tead, ma pean ütlema, et siinkohal see nägi haige välja, aga ma arvan, et ma oleks ise täpselt samamoodi käitunud. Ma arvan, et see ego, pauk ja viha on nii suur, et sa ei saa ennast nagu kontrollida. Ma arvan, et siinkohal ma ei saa midagi öelda. Ma arvan, et ma oleks võib hullemgi olnud. Jaa, aga lihtsalt see idee, vaata, see, millest tema räägib umbes, et tema on nüüd ise vait ja nii on ja see läheb vastuolu sellega, kuidas ta ise käitub tegelikult. Nojah, vaata, võib-olla olukord on ka teine, et ma arvan, et talle võib-olla meeldis see kutt rohkem. Ma ei tea. Kõik need olukorrad, Asta lihtsalt räägib kõik oma pool. Minule piisab, et nagu
aitäh you out of my life, I guess. Ja ma ei oska ennast rohkem enam kaitsta nagu. Okei. Ikkagi ükskõik, mida Headus võidab alati. fucking aastad järjest nagu. I'm always fucking stronger than you all are. Sest ma ei lange teie tasemele. Ma ei ütle teile vastu. Ma lihtsalt kaeban teid kohtusse. Mine perse. Ma olen nii hea inimene. Ma ei ütle midagi vastu. Ma neelan kõik. Annan teid kohtusse. Aga... Ma ei lõpetage mitte kunagi enda asja tegemist. Kes on tal keelanud oma asja teha? Minu küsimus on üldse see, et mis asja ta teeb? Nagu päriselt. Mis on see asi, mida tema teeb aastal 2020? Sotsiaalmeediat teeb. Aga keegi keelab tal ju seda teha. Kas on üks inimene, kes on öelnud, et lõpeta sotsiaalmeedias figureerimine või... Okei, tegelikult päris paljud on vist öelnud, et lõpeta. Aga no, okei. Sest you don't get to win. Võidab see, kes kogu selle sitaga jääb ikkagi heaks inimesel. Ma ei kommenteeri. Mul surnud vanaema ütles, et kui sul midagi head pole öelda, siis ära ütle midagi. Ma ei tea, miks ma kõlan nagu mu surnud vanaema oleks saarlane, sest ta ei olnud, oli Pärnust. Ja tige raisk, hinterid, nautige paar nädalat, paar kuud. Tõesti, see on nagu mingi eneseimetuse viimane tase, kui sa arvad, et nagu... Selles suhtes see on inimlik, et kõik inimesed räägivad sellest. Ma ei ütle, et ma naudin ühtegi osa sellest, et teine inimene nutab. Nagu see on, see tundub fake praegu, aga ma arvan, et ega tal hea tuju ei ole. See on kindel, seda ta ei feigi. Minu küsimus on ainult see, kui sa oled omadega putsis kohas, sa tunned, et tõesti tõmmati vaip alt ära või mis iganes. Meil kõigil on seda juhtunud, on ju. Mis su peas toimub, et nagu sa enne ütles ka, su esimene mõte on see, oi, nautige nüüd. Türa inimesed nautige praegu oma madalseisu. Teistele üles nautimiseks. Üleüldse ainus asi, mis sa peaks tegema, tõmba enda kookonisse ja mõtle, mis sa ise putsi keerasid nagu päriselt ja ise enda jaoks tõesta, et sa homme teed paremini. Sa ei pea teiste inimeste jaoks midagi tõestama. Aga tema puhul ongi see, ma mäletan ka, kui ta kunagi kaalust alla võttis umbes, oi, ma kuradi heiterid, teie olete minu energia kaalust alla võtta. Ja siis näljutab end peenikeseks sellepärast, et keegi ütles talle, sa oled paks. Keda huvitab teiste inimeste arvamus? Ei, no vahet pole, kuidas ta seda tegi. Aga ta tegi seda selle jaoks, et teistele näidata midagi. Ahaa, ma ikkagi teen. See on kurb tegelikult. Siin on väike õppetund teile kõigile, kes vaatate seda vlogi, et see kehtib ka selle puhul, kui inimestel on ebakindlus nagu midagi teha või kardavad midagi teha, mis teised arvavad. No one cares. Päriselt no one cares, mida tegelikult te teete. Kõik, mis te teete, tehke iseenda ja enda lähedast heaolu silmas pidades. Ja ülejäänud on pohhui nagu. Ja ma vaatan seda nii, et one step closer to meeting the person I'm supposed to be with. Vaat see on õige, seda ma usun küll. Seda ma ütlesin iseendale ka, kui ma läksin lahku. Et järelikult, et vähemalt nagu see on nüüd läbi ja siis sa saad edasi liikuda. Saad aru, kui mingi siit asi lingerib, sa ei saa edasi liikuda. Aga huvitav see ikkagi, et inglise keeles jälle räägib. See on nagu Austraalia, UK ja Ameerika kandidaatidele. Mille jaoks? Ajakirjanikud, kes te mind pommitate, ma blokin teie numbrid ära. 3 sekundit hiljem lõpetage mu pommitamine. See on imelik ärritumise moment, sest et mina olen ju ka midagi dramaatilist teinekord avaldanud ja siis mulle kirjutavad kõik meediaväljaanded. Ma just ei vastanud neile. Just, see ei pea vastama. Nagu see ei pea hüsteeriasse langema. Palun jätke mind rahule. Ma saan aru, et teil on mingi epic pidupäev. Also nagu palun vaadake peeglisse. See on jälle see, kuidas ta teeb ennast nii põnevaks või ta tahab, oi, kõik ajakirjanikud, kes te kirjutate. Tead, rahune maha ausalt. Meedia hullu. Millega te raha teenite nagu? Mulle meeldib, et nüüd ta heidab ette ajakirjanikel, millega nad raha teenivad. Kas sa kuuled esimest korda sõna tähendust ajakirjandus? Ta ise õppis seda ülikoolis ja ta ei mõelnud kordagi, kui huvitav, kuidas ma leiba hakkan teenima. Ja teiseks, kas ta ei ole 10 korda rääkinud seda juttu? Oh my god, kõik oma valu ma teen enda blogis rahaks. Kõik, mis on perses, ma teen selle rahaks. See on see, mille järgi ta on ise elanud. See on tema enda moto olnud. Ja nüüd, kui ajakirjanik siukse jutuga tuleb, siis ei sobi, siis on ikka täisväärdes. Paneme korra pausile, kas meil üldse filmib ka see? Disgusting. See on nii pikk. Disgusting. Lihtsalt nagu ühe praegu disgusting. Kuulsuse janu ja teise inimese valu. Mulle meeldib see, et see linnu nagu pani ühe story üles, nüüd juba kuulsuse nälgas. Pealt teenimine ja selle kajastamine.
nagu... Brigitte tõesti kuuleb esimest korda, kus uudised toimuvad. Mis ta arvab siis, et mille pealt ajakirjanikud võivad teenida headuudised.ee või? Vabandage väga, see on ikka väga putsis riik. Väga putsis riik. No nüüd on riik ka süüdi. See on nagu... Brigitte ei ole milleski, riik on süüdi. Järjekordne inimene, et riik on süüdi. Vaat, üks räägib, riik on süüdi. See nagu see Siim Pohlak Ekrest, et tema maksuvõlas, mis on 500 000 euri, selles on ka poliitikud süüdi. Täpselt samasugused. Ärge mulle helistage rohkem. Ärge helistage. Ma teen edaspidi reaalselt konfidentsiaalsuslepingu. Mis ei päde juriidiliselt. Kellega ma Eestis hakkan deitima. Sõbrannadest on mul see Krisliniga. No muidugi ärikaksikul ikka peab olema. Ma tahaks ühtegi meest näha konkreetselt 7-8 kuud. Ja kui selgub, et inimesed ei sobi, mis tahes... Tahaks kiirenduse peale panna seda. Siis üks vana hakkab influkaks nagu. No. Õnneks on see, et nagu... Vaata, kedagi teist ei saa nagu lolliks teha. Aga ise ennast saab küll. No kuldsed sõnad. Ma kerin edasi. Avalikult kommenteerin ühe asja veel. Kõik on ka ainult seda, mis on avalikult öeldud. Esiteks ma palusin, et ära vasta palun meedias nendele ajakirjanikele, kes küsivad meie asjade kohta. Palun ära vasta või vastame koos. Mõtleme selle vastuse koos välja. Miks mitte tõde öelda? Miks me peame... See on jälle huvitav. Miks me peame hakkama mõtlema mingit lugu välja? Ei, ütleme asjad nii, nagu asjad on. Brigitte maailmas ei ole vist siukest sõna nagu tõde, aga okei. Ise otsustad vastata. Okei. Reasonable, meil kõigil on omad suud. Teine asi. Ta pani avalikult üles. Ta oli mind ise maha jätnud nagu pühapäeva öösel. See mees, vaat te tead... Te ei olnud suhtes tegelikult, aga nüüd ta ikkagi jättis su maha. Nüüd ta ütleb, et nad olid suhtes. Aga ma ütlen ausalt, see mees, olgu see Brigitte, mis ta on, see mees on piece of shit. Nagu reaalselt mõtte terve aeg. Ta timmis Brigittega, siis ta ütleb 7-8 kuud. Terve aeg ta kirjutas kogu aeg oma selle ex-naisega, ütles saame kokku, lähme reisile. Minu meelest nad ka said kokku, sest et mulle kirjutasid päris paljud, et nad on näinud teda ka selle ex-naisega. See sama, kelle ta mokalõhkile. Ja, no tead, sellest draamateatrist ma ei hakka üldse rääkima. Ma tean, et väga keeruline võib olla tulla ära vägivaldsest suhtest ja ilmselt mingi süke imelik draamapond seal toimub. Aga ta tegelikult ju tüssas terve aeg Brigitte. Ta ütles, Brigitte ise avalikult kaitses seda venda, ta oli mingi ei, ta ex-naine on hull, bla, bla. Et ma eeldan, et see mees valetas talle terve aeg näkku ja tegelikult susserdas selle eksiga kogu aeg Brigitte selja taga. Ja saad sulle, the audacity of fucking men jätab ise maha. Aga okei, davai. Ja siis esast hommikul pani üles story, kus me oleme koos. Ja ma ei mingi, miks sa teed seda? Sest et see mees on haige mind game, mindfucker, kes tahabki teha nii, et vaata, see on see kuum ja külm. Jätan maha, panen pildi. Jätan maha, sa oled hull. Oh my god, aga tegelikult I loved you. Noh, tead, crazy. Nagu, we broke up. Palun võtta maha. Konkreetselt, ma isegi ähvatsin nagu advokaatidega. Huvitav, kas enne hakkab taevast bussnugeja kõrdi palleid perseid sadama, kui Brigitte suudab ühe päeva elada ilma kõrdi juriste kaasamata, kohtuga ähvardamata. Ma arvan, et ei. Võtta maha. Ei. Okei, selge ja sealt alates hakkasin ma aru saama, et mis need agendad siin tegelikult on nagu. Ja ta ikka arvab, et ta tahab kuulsaks saada siis lihtsalt või? Ma ei tea vist. Ma ütlen nii, et see aeg oli äärmiselt inspireeriv ja ma ei olnud mingi viktim. Nagu selles mõttes ausalt öeldes, nagu kui mees nagu mingi käitub teatud moel, siis nagu põlgu ma ei jää. Ja väga aus, võrdne, fun. Mulle väga meeldis, mul pole ka ühtegi halba sõna öelda. Võita, kas ta nagu low-key arvab, et nad lepivad ära, et ta tegelikult natuke on mingi, noh, tegelikult polnud nii hull ja tegelikult oli fun või? Ei kujuta ette, aga lihtsalt see oli minu jaoks praegu red flag, et kui ta ütleb, et kui mees teatud moodi käitub, ega ma siis võlgu ei jää. See näitab mulle, et see oli tõenäoliselt väga mürgine suhe, kus nad olid, vaata. Sest ma ei viitsi nagu seda teed ka minna, et mingi, ta tegi seda mingi. Kes on nii iga? Ja sellest suhtest ma inspireerusin nii palju, et ma ütlen, ma pean sellest raamatu kirjutama. No super. Vaata, kiidan heaks. Kui on tõesti raamatu ja kui materjali kirjuta, muidugi see on väga kasulik majanduslikult. Ma lihtsalt mõtlen, et palun proovi natukene paremini kui eelmine kord, et nagu seda oli väga-väga raske lugeda. Aga samas
ma arvan, et siin ei ole isegi vahet, kui hästi ta kirjutab, keegi ikka ostab paar tuhat eksemplari ikka maha müüaks. Eriti, kui ta peab 50 € hinnaks, siis ongi juba. See oli tõesti nagu... See on nii boring. Ja see suhe meenutas mulle nii väga seda Mr. and Mrs. Smithi. Spioonid on need või? Oh my god. Kui ma 16 tundi lendasin ja nägin, et minu südamest kirjutatud personaalne kiri on avalikult tema. Literaali 3 sõna olid avalikud. Kas need olid su kõige personaalsemad sõnad? Aitäh sulle, et mu kuradi... Stories ja all over the media. Siis see oli nii crazy. Siin all on kirjutatud, kirjuta sina ka lahkuminekul ilus kiri, ükskõik mis teie vahel juhtus. Ära ole kuri pahatahtlik ja kättemaksu imuline, ole alati tänulik. Ma kujutan ette Brigittet andma soovitus nendele, kes on kuradi räigelt hambasse saanud, haiglasse pekstud. Ei, aga aitäh sulle. Üldse, mulle lihtsalt pakub väga nalja selles suhtes ja teistpidi on kurb ka, et inimene annab tegelikult head soovitust. See, mis ta siin alla on kirjutanud, on tegelikult legit aus asi. See on õige, jah. See on õige asi käituda, aga see tema suust, arvestades, mis inimene ta tegelikult on kinniste uste taga, ja seda ütleb mina, kes on nii kauge sellest, aga ma olen näinud mingid storiesid, videosid, asju, siis mul on iga kord see tunne, et nagu shut the fuck up ausalt. See on jah, vaata selles suhtes naeruväärne, et jah, nagu ma nõustun sinuga, et see kõik on õige, et ole alati iga asi on millegi jaoks hea, bla, bla, that's great. Aga see on tema suust tulle, see on sama naeruväärne, kui ma ei tea, ma hakkaksin preachima mingi, et nunna elu on nii hea, kloostris on super elada, et võib-olla ongi, aga see ei ole minu asi öelda, sest et ma ei ela seda elu, ma ei tea ise vaata. Aga mida iganes. Aga nüüd on see, et olgu, las olla. Nagu mine järgmiseks. Vennal pole külg jõudnud ära jahtuda juba uut meest taga ja millist meest ma tahan järgmiseks? Nii kuuleme siis. Esiteks ma tõesti ei taha mitte kedagi näha, nagu ma tahan rahu. Ma tahan rahu, ma ei taha elu sees ühtegi meest näha, aga las ma loetlen teile, millist meest ma tahan. Aga iga mees tahab ka ainult ühte asja. Vaimselt, stabiilset naist, normaalset naist. Mis sa siin teed? Sa oled väga stabiilne, kallikene. Sa oled väga stabiilne inimene. Kellel närvid on korras, eks ole. See on see, mida mees ka tahab. Ja seni kaua sa jäädki komistama sellist otsa, kuni sa ise ennast kordaid ja kuni sa oma kompuutrit ära ei fiksi. Okei, ma ei viitsi seda lõpuni kuulata, aga siin on kirjas, et järgmine mees peab olema rahulik, turvaline, järjekindel ja ideaalis 0 sotsiaalmeediaga ja hea südamlik. Sotsiaalmeedia osa mind ei huvita, aga muus osas väga solid asjad, mis mees võiks olla. Seda ma ütlen teile ka alati ausalt. Kui ma olen päriselt õnnelik, kui ma postita sotsiaalmeedias, kui ma olen nagu mingi täielik fight or flight mode, nagu kõik. Mul on just vastupidi, ma ei postita sotsiaalmeedias, kui ma olen päriselt nagu kurb või õnnetu. Ja see on minu jaoks the worst, kui mul on nagu väga mingi hard times ja siis mul on mingi koostöö asjad kokku lepitud. Mul on nii raske neid teha, sest ma ei suuda sotsiaalmeedias olla. Aga okei. Vaadake seda. Mallukast ka, nii. Mallukas on inimene, kes on nii palju saavutanud, kes on omale mega nime teinud. Aitäh. Ja ma reaalselt väga austan seda. No. See, kuidas see inimene naudib üldse kellegi teise kannatusi. Oot, mis asja ütles? Et ma naudin teise inimese kannatusi. Vaata, kõige haigem on see, et ma saan aru, et see kõlab praegu niimoodi, et nagu tänaval on auk, Brigitte on kukkunud auku ja mina istun augu pervel ja naeran. Aga paneme nüüd selle teistpidi, et inimene kukub auku, siis ta filmib ennast ja siis paneb riiklikusse telekasse ja siis on pettunud, et ma naersin ta üle, kui ta augu ääres on. Ma isegi naerad üle, ma lihtsalt arutan ja spekuleerin, sest mult küsiti seda täna. Oota, kuuleme. Aga vaata, kui kavaldan jälle. Ta on ohver. Ei, ütlema mingit sellist asja, et nagu see oleks fakt, et sina naerad või naudid kellegi piina ja kannatusi. Sa tead, mida mina naudin? Ma ei naudi kellegi kannatusi. Mul nagu reaalselt, ma ei vihka, ma täna tegelikult vihkasin kõvasti elektrikut hommikul, aga üldiselt ma ei vihka kedagi. Ma ei naudi, kui kellegi süda murtud, mis iganes. Mul ei meeldi ja ma ei salli fake inimesi lihtsalt. Ma tahan, et inimesed oleksid nagu nad on ja mind häirib väga, kui keegi üritab mind suukorvistada või mind vaikima panna, sest ta ei taha, et ma tema sitast räägin. Aga siinkohal, see on kõik, tema on ise selle üles
riputanud avalikuks aruteluks, nii et ma arutlen. Ma ütlen kohe ära, Brigittekene, ma ei naudi seda. Ma lihtsalt teadsin, et see juhtub. Ma olen ennustaja. Ja veel teenib selle pealt, kui palju tal on fänne. See on minu jaoks nii hirmutav. Ma ei julge oma lapsi sellises ühiskonnas kasvatada. Ma ei tea, kas on miin öelda, aga literally you don't have any children, nii et you don't have to worry about that one. Okei, ma tahan ka Austraalia turule minna. Ja aastal 2025 tahan ma kõige rohkem perekonda ja lapsi. Tal on väga palju häid külgi, obviously, ja she's really funny. Mis on tõite? Aga see, mis ta ikka mulle ja minu lähedastele on nagu teinud. Minu küsimus on see, mida ma olen talle ja veel enam ta lähedastele teinud. Ma isegi ei tea ühtegi ta lähedast. Ma tean, et tal on ema ja isa, kellega ma kummagi pole loomulikult suheld. Ma ei ole Brigitte elu kuidagi puudutanud. Ma olen oma kanalil, oma sotsiaalmeedias arutanud asjade üle, mida ta on ise teinud. Basically nagu üldse kollane meedia teeb. Inimesed teevad midagi, kollane meedia kirjutab. Minust endast ju ka kirjutab. Ma arutan ka ise enda asju. Et nagu ta kõlab nagu ma istuksin tal akna taga ja räägiksin teile, mis värvi trussikud tal jalas on. Nagu... Ja ei üldse see idee, vaata, nagu see on lihtsalt näide, oletame, keegi teeb mingit sitta, mingit jubedat paska ja nüüd sa otsustad selle avalikustada ja siis ta ütleb nagu, oi, thanks, et sa mu elu perse keerasid. No. Aga sa ei ole isegi tema asju ju nagu nii-öelda paljastanud ta pahategusid või midagi, sa oled lihtsalt reageerinud teinekord selle peale, kuidas ta kellegagi on käitunud või ütelnud midagi või? Ma olen kuulnud tema kohta nii palju haigeid asju, nagu reaalselt, nagu selles suhtes, et ma ei mõtle nagu haigeid, et lõi kellegi maha, aga lihtsalt, et kuidas ta suhtumine on teistesse inimestesse, nagu tema oleks nagu 3 klassi kõrgem ja teised on tema sitane alam ja kuidas ta käitub klienditeenindus inimestega, inimestega, kes ei ole talle kasulikud, ta võib nagu kohelda ükskõik kuidas. Ma olen nii palju neid jutte kuulnud, kas ma olen neid rääkinud? Ei ole, sest tead, talle meeldib kohtusse anda ja ma ei olnud otseselt seal kõrval videomaterjali, mul ei ole, aga ma olen nii palju kuulnud seda. Ma tean, et ei ole hinges head inimesed ei käitu nii. Ja nüüd mingid ohvrid mängid nutulaulu. Oh my god, inimesed naudivad mu kannatusi. Aga ole siis oma kannatustega rahulikult üksi kodus. Ära riputa neid netti, usu mind, keegi teakski sellest. Inimesed oleks näinud linnuneo Instas 3 sõna ja oleks nagu, noja. Keegi poleks rääkinudki sellest ausalt. Ei no rääkinud võib-olla oleks, aga kui sa ise ei anna agu juurde, siis keegi ei tea sellest ju midagi. See on scary, et ei astu vahele ka nagu. Okei, sai see pask läbi. Ühesõnaga, tõesti, nii scary. Aga aitab sellest, lõpetame selle vlogi, see on täna meil, ma arvan, tund aega pikk. Ma ei tea. Paneme kõik kokku. Hope you enjoyed, arutage kommentaariumis kaasa ja see ya tomorrow või ülehomme või millalgi. Huvitav, miks ta selle ära kustas, aga no kuuleme. Su müüri taha, et mingi Brigittet paljastada. Kas see on kellelegi nagu mingi šokeeriv, et ma olen täielik mõrdle? Ja siis ulub, miks mulle nii tehaks? Ma ei saa aru. No. Ise küsid, ise vastad. Uudisväärtus. Ainus uudisväärtus on see, et oi, keegi osutus jälle lühiperspektiiviga lolliks. See on küll uudisväärtus. Aga jah, aasta meie lahutaja teie ees. I better fucking get it nagu. Ja this time ma isegi pidanud tööd tegema selle jaoks. Ta arvab, et temast saab aasta meelelahutaja. Oh baby. That's cute.